proovinud lühiraja kulda saada, ei ole seda saanud ja täna tuleb see kuld ära. Varasemast on Kennil see kuld puudu. Uskumatu, aga statistika niimoodi näitab. Ja lõppu. Päris mõnus tunne, et näed, hästi täppi planeerisin. Ja katsume Kennilt saada ka konkureerida, aga ei ole ta sinna jõudnud, ei ole vist vaie peale tagasi. No see oleks olnud juba siis nii-öelda konkurentide aitamine, et kõigil samad tingimused. Nii, Kenni, 11 aastat on Eesti lühirada valitsenud Timo ja Lauri Sild ja sul on jäetud selle aja jooksul ainult 2 hõbemedalit. Täna tuli veenva eduga kuld. Kuidas see täna siis õnnestus? Tänane maastik kindlasti soosis minu orienteerumist siis rohkem, et sükene hästi kiire jooksmine kaardiga kuidagi sobib ja tänane lihtsalt oligi minu jaoks nagu loodud ja õnneks läks hästi. Tänavu on meil Euroopa meistrivõistlused Eestimaa pinnal, Rakvere lähedal. Millised on sinu eesmärgid nendeks võistlusteks? Eks ma ise üritan kõigepealt üle saada maailmameistrivõistlustest, mis on siis juuni lõpus Taanis, need on sprindidistantsidel ja siis ongi vaja kohe kiiresti ümber lülitada metsa ja olengi juba planeerinud erinevad väiksed laagrid seal Rakvere lähedal ja eks loomulikult koduseinad loodetavasti toetavad ja äkki õnnestub seal siis elu parimaid tiitlivõistluste tulemusi saavutada. Milliseks hindad Ilvese klubi teatemeeskonna šansse homme? No, meil on niisugune salakaval tiim, et võib minna täitsa hästi, aga loomulikult tegemist on orienteerumisega, ehk siis võitja selgub alles finišis ja loodetavasti me suudame mõnele tugevamale konkurendile ikkagi piisavalt pinget pakkuda. Aitäh ja edu homseks! Aitäh!